Tere! Täna ma tahaksin teiega rääkida rahakanali puhastamisest. Võib-olla mõned inimesed on kuulnud sellist väljendit nagu rahakanal, et mõnikord esoteerikud räägivad sellest, et mina ei käsitle seda, kui on nüüd konkreetselt mingisugune kanal, vaid et pigem on see nagu sümbol, et kuidas raha meieni jõuab. Ja ma olen aru saanud, et seal on nagu kaks põhilist takistust. Üks takistus on selline mentaalne või mõtlemisel põhineb, et meil on mingisugused arusaamad sellest, et kuidas raha meieni jõuab. Et kõige tavalisem arusaam selle kohta on see, et raha jõuab inimesteni tööd tehes, et tuleb teha tööd, et ühesõnaga peab looma mingisugust väärtust, et siis sa saad raha selle eest. Või sa pead midagi füüsiliselt tegema. Või siis, saad pärandusena, eks ole. Või siis, võidad lotoga või siis, sellised, et meil on kõigil nagu mingisugused arusaamad, et kuidas raha meieni tuleb, et kuidas me saame raha. Et see on kõik väga loogiline ja arusaadav, aga samas teisest küljest võttes on see ka piirav, sellepärast et on väga huvitavaid viise, kuidas inimesteni raha võib jõuda, et mis võib alati üllatada tegelikult, et kui see juhtub. Mõnikord inimesed räägivad neid lugusid, et kuidas nad täiesti üllatavalt on raha saanud, et kuni selleni välja, et nad lihtsalt avastavad, et nende pangakontole on laekunud mingi summa, nad ei tea, kust see on tulnud. Et kuni selleni välja, et see on väga müstiline muidugi. Minu enda elus on ka seda korra juhtunud ja see on väga-väga müstiline tõesti. Et ma ei ole mul ei õnnestunud tuvastada, et kust see ülekanne tuli või kes selle tegi või mis sellega juhtus. Nii, et kuidas siis puhastada nüüd seda, neid mentaalseid nagu stampe, et kuidas raha tuleb. Et siis seda võiks teha samal meetodil, mis on see emotsioonide puhastamine. Et näiteks, et kui sa mõtled selle peale, et raha tuleb minuni läbi töö või läbi raske töö, et siis mida sa tunned oma kehas? Ja siis küsida endalt, et kas ma saan selle lahti lasta, kas see on võimalik? Ja, et kas ma tahan seda teha? No muidugi tahan, ja, et millal? Kohe. Ja siis võite tunda, et mingi energia nagu muutub teie kehas, et hakkab liikumine ülespoole. Ja nüüd, kui te olete puhastanud neid mentaalseid viise, nagu lahti lasknud, et teie nagu süsteem või see, kes te olete, teie alateadvus või ükskõik, kuidas seda nimetada, et ei oleks enam klammerdunud nendesse stampidesse, et mõttestampidesse või mõttemustritesse, et mil viisil see raha peaks siis tulema, siis veel sügavama puhastusena võite siis võtta sellise nagu energeetilise, meditatiivse variandi, mis oleks siis see, et kui te olete hästi lõdvestunud või sellises meditatiivses olekus, et siis toote oma teadvuse oma keha juurde ja skaneerite oma keha, et kus kohas kehas te tajute mingisugust pinget või isegi näete nagu mingisugust mingit tumeda energia pusa või mingisugust sellist ebameeldivat ollust ja siis nagu lihtsalt mõttes kujutlete, et võtate siis selle oma sellest energiaväljast või oma süsteemist välja selle takistuse, et see oleks selline nagu sügavam puhastus. Ja ma pakun välja ka varianti, et me võime teha seda väikese grupina, huviliste grupina vabastava hingamise meetodi baasil. Et selles mõttes, et tulete kohale, võtate kaasa oma matkamati ja magamiskoti või pleedi, viskame pikali ja siis selline ühendatud sügav hingamine, mis aitab kehal hästi sügavalt lõdvestuda ja
vabastada siis igasuguseid lihaspingeid ja kehast igasuguseid pingeid ja siis kui need suuremad pinged on vabastunud või vabanenud, siis tavaliselt inimestel tekib selline lõdvestus ja mingisugused ka pildid ja selle hingamise ajal ma siis juhendan ka siis nagu vaatama või tunnetama oma keha, et siis neid takistusi, mis teil on nagu selles nii-öelda rahakanalis või rahavoos, et kuidas neid siis ise lahti lasta või vabastada oma süsteemist. Et kui teil on huvi selle vastu, et see kõnetab teid, et siis kirjutage mulle Facebookis Messengeri või teine võimalus on see, et te kirjutate mulle meili peale. Minu meiliaadress on mairesirkel@gmail.com. Olgu, peatsete kohtumisteni!